Loen veel ühe salmi edasi täna kõlanud evangeeliumist. Ristija Johannes ütleb Jeesusele näidates, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin, pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Kirikuaasta on oma pühade ja erinevate perioodidega omal moel väike elumudel. Siin on kõik olemas, mis ühe inimelu juurde kuulub. Algab see kirikuaasta väikese lapse ootusega, uue elu tervitamisega ja lõpeb surma teemadega, igaviku teemadega. Sinna vahele mahuvad küsimused identiteedist, heast ja halvast, armastusest ja vihkamisest, võõrsil ja koduteel käimisest ja kõik muu, mis ühe inimese elu juurde kuulub. Ja läbi selle kiriku aastatsükli ikka uuesti ja uuesti tuleme tagasi nende küsimuste juurde, mis on elus need põhiväärtused, need alused, mis peaks ühe inimese elus olema esindatud, et see elu võiks olla väärtuslik, tähendusrikas ja õnnelik. Niisamamoodi võiksime öelda ka, et pühapäevane koguduse pea jumalateenistus ehk missa, armulauaga jumalateenistus on omal moel otse kui ühe risti inimese elupäeva mudel. Siin on kõik olemas, mida üks päev, üks vaimulikult tähendusrikas ja sisukas päev võiks sisaldada. Me alustame Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel, risti märgi. Iga päev meie elus on oluline võtta vastu kui looja kingitus, Jumala and meile. Ja tuletada meelde seda, et kui me hommikul ärkame, siis me ise ei ole ju midagi teinud selleks, et päike võiks tõusta. Et me saame uut päeva tervitada, et meil on veel aega siin selles maailmas. See kõik on meile kui antud kingitus, me saame sellest osa. Jumal on selle meile kinkinud. Ja isegi kui keegi ütleb, et no ta Jumalast väga palju ei arva, peab ta ometi ütlema, aga enamus siin sellest elust, millest me osa saame, ei ole meie endi looming. Olgu siis Jumal või seda kõiksust täitvad loodusseadused ja printsiibid, põhimõtted, mis tagavad meile selle, et me täna veel oleme, et me üldse hingame oleme ja me sellest päevast osa saame. Me ei jõua läbi rääkida kogu selle missa korra kõiki etappe, aga see järgmine on ka oluline, tunnistada oma poolikust, oma arenguvajadust, mida me patutunnistusega ühispihis teeme. Me ütleme sellega sisuliselt, et me ei ole päral. Meil on kasvamist, meil on veel ruumi areneda. Me ei saa paljude asjadega ise veel hakkama. Ka uue päeva eel me ei tea kõike, mis see päev meile toob. Aga me ometi läheme usalduses vastu, me ei peagi kõike teadma, me ei peagi suutma kõike. Me ei peagi kõike ise kontrollima, aga me võime seda ikkagi julge meele ja südamega vastu võtta. Ja mis kõige olulisem, risti inimene oskab oma poolikuse juures, oma eksimuste ja vigade juures andeks paluda. Paluda andeks Jumalalt, paluda andeks ka teiselt inimeselt. Et kui me alustame seda päeva ja jumalateenistust ristimärgiga, siis ühispihis me teeme selle ristimärgi oma sõnades. Me pöördume Jumala poole, anna andeks. Ja kaasinimese poole, andke teie, õed ja vennad, ka andeks.
nõnda see vertikaalne ja horisontaalne tasand tuleb ka meie sõnadesse ja lõpuks ka meie tegudesse. Kuidas ma elan oma päeva? Ikka olles avatud ülespoole ja välja sirutunud oma kõrval oleva inimese poole. Nii võiksime terve selle jumalateenistuse sammhaaval läbi käia ja kõik need sõnad, kõik need laulud, kõik need tekstid niimoodi lahti mõtestada ja küllap järgneva kiriku aasta vältel me seda teha ka saame. Aga täna selles evangeeliumis, mida kuulsime ja eriti selles lõigus, mida siin äsja ette lugesin, kõlas üks liturgiline tekst, mis on meie jumalateenistusel igal pühapäeval väga erilisel kohal. Kristus, Jumala tall, kes sa maailma patud ära kannad, halasta meie peale. Mida me laulame armulaua liturgias, see on omamoodi kogu eelneva jumalateenistuse kulminatsiooniks. See lähtub siis Johannese evangeeliumist, Risti ja Johannese sõnadest, kes ütleb Jeesusele, vaata, Jumala tall, kes maailma patu ära kannab. Meie oma praeguses jumalateenistuse korras kasutame seda ladinakeelse tekstina, mis on omal moel isegi lähem sellele piibli tekstile ja on piibellikum kui see eestikeelne. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Olulisem aga sõnadest endast on selle lause ja selle osunduse sisu. Ja just see, kuidas see ka meie siis elupäevades, igas päevas võiks tähendust omada. On selline väga sümboolne ja tähendusrikas, et just nende sõnade järel, kui need meie jumalateenistusel kõlavad, on tegelikult esimene koht, kus me kogudusena läheme liikvele. Liigume oma pinkidest välja ja tuleme siia altari ette. Siis kohe peale seda Agnus Dei laulu, seda hümni, kõlavad sõnad, vaata, siin on Jumala tall. Õndsad on kõik, kes on kutsutud talle söömajale. Ja nende sõnade järel me saame tulla vastu võtma pühi ande, mis siin altaril on valmis seatud, pühitsetud leiva ja veini näol, mis esindavad meil Kristuse ihu ja Kristuse verd. Ka edasi lugedes Johannese evangeeliumist näeme, et just nende sõnade peale Johannese evangeeliumi järgi Jeesuse esimesed jüngrid lähevad tema juurde. Johannes ütleb, vaata, see on Jumala tall ja Risti ja Johannese jüngrid lähevad ja hakkavad järgima Kristust. Ja nii on ka see, mis toimub meie jumalateenistusel. Me tõuseme, me väljendame oma soovi minna Kristuse juurde ja käia tema järel. Kui viimastel päevadel on palju kõneldud sellest, miks kirikud on avatud, kui koolid on näiteks suletud, spordisaalid on suletud. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester isa Mattias Palli kirjutab selle kohta väga oskuslikult viidates, et kirik on vaimulikule inimesele palju rohkemat lihtsalt kui üks meelelahutuspaik või üks harjutussaal. Ta ütleb, kristlased moodustavad ühe tervikliku organismi, Kristuse ihu, mida kinnitab ja toidab Kristus ise oma ihu ja verega. Seepärast lisaks piibli ühisele lugemisele ja palvetamisele on kristlastel vaja ka toitu, milleks on armulaud, Jeesuse ihu ja veri. See on midagi ainelist ja käega katsutavat, samas vaimset ja igavikulist. Kuid ilma inimeseks saanud ja maailma tulnud Kristuse ihu ja verd vastu võtmata ei saa keegi olla tema järel käia. Tõesti, armulaud on see
koht, kus inimene saab kohtuda Jumalaga väga isiklikul ja intiimsel tasandil. Ja nii on kiriku traditsioon asetanud just selle üleskutse või selle osunduse vaata. Siin on Jumala tall armulauaga. See on see koht, kus me kohtume Kristusega väga lähedaselt. See on see tulek armulauale ja astumine altari ette, et osa saada nendest andidest, mida meil on valmis seatud, on see vastuvõtmine. Ma tahan käia koos Kristusega. Mitte lihtsalt järgida siis neid sõnu, mida ta kunagi on õpetanud või õppida tema kohta, vaid ma tahan elada koos temaga. Nii nagu me eluks vajame õhku hingamiseks ja toitu keha kinnituseks, nii armulaual võtame seda vastu, me vajame Kristust, et me võiksime olla vaimulikus mõttes terved, tugevad ja suudaksime oma rännakut siin ajas jätkata. Risti ja Johannese kuulutus kõlab ühes kasinas paigas, see on kõrb. See oli väga keeruline või on jätkuvalt keeruline koht, kus inimesel elada. Seal on mitmeid ohte, seal on inimene asetanud ennast justkui väga sellise hapra paiga peale, kus tema elu on ohus. Kas ta saab piisavalt toidust? Kas ta saab piisavalt vett? Kas tal leiab varju kuuma ja päikese eest päeval ja kõrbe külma eest öösel? Aga just seal kohtab Risti ja Johannes seda Jumala talle ja ütleb, vaadake, seal ta on ja julgustab teda järgima ja minema tema juurde. Selliseid paiku, selliseid kõrbepaiku meie elus on erinevaid. Neid hetki, kus me tunneme, et me oleme väga paljust ilma jäänud, et on midagi ära võetud. Võib-olla lähedase ootamatu lahkumise tõttu. Võib-olla oleme kaotanud midagi, millele oleme palju rajanud oma elus. Võib-olla on see olnud töö või karjäär, kindel sissetulek, võib-olla kellegi hea nimi või renomee, mõned suhted, mis on järsku ära lõppenud. Siis me oleme otse kui selles kõrbes. Aga just selles kõrbes osutab pühakiri meile, on Kristus leitav. Jumala tall, kes kannab ära maailma patu, kes kannab ära inimkonna koorma. See, mis meid tõeliselt alla surub ja meie olemise raskeks teeb, tema võtab selle enda kanda. Me tohime minna tema juurde. Et igas meie päevas on see võimalus olemas. Kristus, kes võtab meid vastu nii, nagu me oleme. Armulauale tulles me ei tee midagi. Me ei saagi midagi teha, sest see on müsteerium, see on saladus, see on Jumala tegu. Tema tuleb ja teeb, see on sakrament. Jumal tuleb, õnnistab ja Kristus on järsku kohal meie jaoks ja me saame teda vastu võtta. Meilt ei eeldata midagi kui lihtsalt seda alandumist palves tema ette ja alandliku meelega tema vastu võtmist. Nõnda tuletab see meile meelde, et ka armulaud ja kinnitab ja kosutab meid, et igas meie päevas on tegelikult see võimalus olemas. See armuline Jumal, kes tingimusteta meid saab vastu võtta, meid puudutada, meid üles tõsta ja anda meile uut jõudu ja väge edasi mineku. Ilmselt täna oleme sellele kõrbe olukorrale lähemal kui aasta tagasi. Ka meie päevades on palju teadmatust, ebakindlust. Ka siin kuuleme nõrkemise, kuuleme isegi surmasõnumeid. Ja just väga eriliselt vajame siin ehk kõige selle keskel kohta, kus võime olla need, kes me täna oleme, ka oma poolikusega, oma katki olemisega, ka oma hirmudega,
ka oma muredega ja võtta vastu seda vaimulikku, ent siiski tõeliselt kosutavat rooga, nagu seda armulaual Kristuse ihu ja vere näol meile kingitakse. See tuletab meile ka täna meelde, kõige selle keskel, mille keskel sina oled, on sul koht, kuhu minna. Kristus, kelle kaudu saame ühenduse Jumalaga, on ka sinu jaoks leitav, lähedal. Selles kõrbes ei ole me sellised sihitud ekslejad, kes püüavad tabada, et kus see õige suund võiks olla ja täpselt ei tea. Meile näidatakse teed. Meile osutatakse Jumala talle, kelle järel kõndides jõuame elava vee allikani. Aamen.